Ja keegi ei ela seal tuuliku kõrval või seal on nagu tuulikul on nagu majaka vaht, on tuuliku vaht. Aga miks mul pearing hakkab käima, kui ma seda tiivikut vaatan? Aga see on vinge heli tegelikult ka. See on võimas heli. Tere, mina olen Mait Ukk, murelik kodanik ja suur helientusiast. Ja teie olete? Mina olen Piret Toonpere, töötan igapäevaselt keskkonnaeksperdina. Igasuguseid eksperte on meil siin kerkimas. Jah, eks järjest populaarsemaks läheb ka enda erinevaks eksperdiks kuulutamine. Aga mis teist siis eksperdi teeb? Litsentsikomisjoni poolt antud selline tunnistus, et olen keskkonnaekspert. No, ma arvan, et reegel number 1 võiks olla küll, et mingisugune komisjon otsustab seda, et mitte inimene ise. Mis see kõige suurem mure siis on tuulikute puhul? Muretsetakse nii selle pärast, kuidas nad välja näevad, selle visuaalse poole pärast, kui väga palju muretsetakse ka müra teemade üle. Ja? Kas te käite niimoodi metsas mõnikord ja lihtsalt kuulate, kuidas mets kohiseb, looduse hääli ja niiviisi? Ja, teinekord küll, jah. Mis te arvate, kas tuulikute kohisemine on sama häiriv? Oleneb ilmselt kelle jaoks, et inimese jaoks on see tundlikkus erinev, et mõne jaoks on ka tuuliku kohin häiriv. Aga see on vinge heli tegelikult ka, see on võimas heli, see on ju energia muundumine, see ongi ju energia heli seal. Aga miks mul pearing hakkab käima, kui ma seda tiivikut vaatan? No üldiselt pöörlevaid objekte vaadates pikalt võib hakata pearingi käima, et see ei ole kuidagi tuuliku eripära. See on teie eksperthinnang? See on eksperthinnang, et tõesti, et kui pöörlevat objekti kaua vaadata, siis võib tekitada pearinglust. Ma olen kuulnud, et tuulik toodab infraheli. Mis see infraheli üldse on? Heli üldse on meil põhimõtteliselt õhuosakeste võnkumine. Ja kui see võnkumine on siuke harva sagedusega, madala sagedusega, siis seda nimetatakse infraheliks. Aga kus sa tead, kui ei kuule? Seda siis on ka mõõdetud, et tõepoolest väga erinevad objektid tekitavad ka neid madala sagedusega helisid ehk siis infrahelisid ja ka tuulikute puhul on seda mõõdetud, et tuulik tõepoolest ka seda tekitab, aga lihtsalt igasugused senised mõõtmised on näidanud, et see ei ole sellise tugevusega, et inimese jaoks inimene seda tajuks või see oleks talle kuidagi siis ka kahjulik. Kui sa lähed klubisse infrahelisid, passi võnkumist kuulama, siis sa ütled, et see on spirituaalne kogemus, aga et kui tuulik tekitab võnkeid, et siis on midagi valesti nüüd järsku. Bassikõlari, üldse rock-kontserdil kõlari kõrval seistes võib olla oluliselt, võib olla ka kuulmisele kahjulik, eks ole. Seal peaks mingid normid olema, eks ole. Norm on välja töötatud siis lähtuvalt sellest, milliseid müratasemeid siis peetakse inimesele kahjulikuks. Siis, mis mind üldse huvitama peab, kui ma ei kuule seda? Ignorance is bliss. Tõepoolest, et üldiselt, et kui infraheli puhul, et kui ta tõesti ei ületa seda, et see inimene kuidagi seda tajuks, et siis ta tavaliselt ei seotseta ka tervise mõjuga. Out of sight, out of mind. Out of ears, out of mind.